2023. aasta 7. oktoobril alanud sõda Palestiina äärmusrühmitus Hamas ja Iisraeli vahel ootab endiselt Hamasilt vastust Trumpi rahuplaanile. Iisrael on sellele juba oma nõusoleku andnud, kuid nõuab turvalisuse huvides, et Hamas end relvitustaks, et säärast terrorit nagu tunamullu enam kunagi ei juhtuks. See on niivõrd valus probleem kahtepidi, mis ta tekitas sellel hetkel. Siin muutus väga palju. Näiteks, mis on praegu selle tulemus, see on pikaajalisem sõda Iisraelis, mis on üldse olnud. Need sõdu on olnud erinevaid, kus Iisraeli konflikt on eskaleerunud ja teisest küljest jälle nagu rahunenud, on leitud mingisugune selline ühistee, aga siin selle konflikti teeb väga valusaks, et see üks pool on väga nii-öelda siis nõrk ja need, kes saavad kõige rohkem pihta, on siis tsiviilenanikud Gaza sektoris. See on tsivilisatsioon Gazas, kes on ise sajandeid maas meie tsivilisatsioonist, Euroopa tsivilisatsioonist, aga ta kasutab Euroopa tsivilisatsiooni kõrgtehnoloogia. Iisrael on ka ise ääretult kõrgtehnoloogiline riik, tuntud oma innovatsioonikeskuste, tipptasemel teadusuuringute ja kiiresti areneva tehnoloogiasektori poolest, mis moodustab enam kui poole riigi ekspordist. Ühe sellise meditsiiniime uksed avati ka mulle. Sheba haigla on maailma üks kõrgeimalt tituleeritumaid haiglaid, kus omal kohal on ka tehisintellekt. Näiteks katsetatakse haiglates hetkel AI-l põhinevat triaažisüsteemi. Uurisin, kas nad ei kõhkle, et nii isikliku teabe usaldamisega senini ikkagi veel väga tundmatule tehisintellektile võib tulevikusse meile kurjasti kätte maksta. I'm scared all the time because we have no idea, and I'm telling you as someone who's actually in the field, I can't even predict in the next 6 months what's going to happen with AI. It's progressing rapidly. The problem is that today a lot of that profession become technocratic. You know that for each hour you're with a patient, you need to spend 2 hours with admins and operational and other tasks. No one came to medical school in order to do admin. I think that at least in the next few years, that's what AI is going to take care of. Iisraeli juhtkond seisab aga endiselt häiriva küsimuse ees. Kuidas sai luureetaloniks peetav Iisrael lasta sisse sellise apsaka, et teatud paigus kestsid tapatalgud lausa 12 tundi? Üheks peamiseks paigaks, kus tapmine 7. oktoobril aset leidis, oli Gaza piirist mõne kilomeetri kaugusel paiknev Nova muusikafestival. There were cars moving from place to place, so we didn't realize what's happening, and when we passed them, we had like a moment of just like a slow motion kind of moment that we looked at them and they looked at us, and I remember that one of them had direct eye contact with me, and when I saw his face, he didn't look like an IDF soldier. He looked like he's got poison in his eyes. Jen Malka võib end pidada õnnesärgis sündinuks, sest vahetult enne, kui tapjad tema punkrisse jõudsid, jõudis sündmuspaika täiesti juhuslikult Iisraeli tank. By luck, he passed by during that moment that the terrorists were trying to enter Saad. And when he saw that group of terrorists, he just shot at them with his machine gun and took down the whole group of 50, 70 terrorists. But if that tank and the security team weren't alert, I wouldn't have been here for sure today. Vastust, kuidas need veretööd toimuda said, otsitakse endiselt. Ühes on aga Iisrael ühtne. Selles, et 7. oktoobri massimõrvad oleksid osa olnud mingisugusest salasobingust. See tõde veel tuleb. See ei ole veel muide veel välja tulnud. Et kuidas on võimalik seda sellise luure ja sellise kindluse mõttes, mis on. Siin on ju kõik on turvatud ja on võimalik tulla tuhanded inimesed üle piiri mootorratastega ja kõik nii nagu seda pilti me teame. Ja et tegelikult see asi on juurdluses ja siin tulevad väga kõrged inimesed, kes juba on lahkunud ise, sest nad teavad, et nad on selles süüdi. Aga tuleb veel kohtumõistmine tuleb. Kui välja jätta Iraaniga alanud 2-nädalane tulevahetus tänavu juunis, mille keskele mul õnnestus õnnetul kombel jääda, אורחים יקרים, ברגעים אלה נשמת הזקה.
See on palav ja lõhnab ka mindis. Siis toimus viimane ohvrite rohkem rünnak Iisraeli pinnal mullu juulis, kui äärmusrühmitus Hezbollah rakett tabas piirist paari kilomeetri kaugusel paiknevat Maidal Shamsi. Golani kõrgendikel paiknevad druusidest elanikkonnaga linnas hukkus tol päeval 12 last, kes kõik jalgpalliväljakul vutti mängisid. مدليني خدا إمهات شيا بن شلاب بس هو كشة مدلينا بن شلاب هياش مراتس لي شام لخون وكو هيا بفنيم كان بفنيم אבל היא מצאה אותו בחוץ. Mustonen sõnab, et kuigi Iisraeli rahvas pole otseselt hirmul, puudub tal kindlus, mida riik oma rahvale kord lubas. Aga tänavail välja see õnneks ei paista. Elu käib linnades pealt näha nii, nagu enne 2 aastat tagasi alanud sõda. Just kui polekski midagi muutunud. Rahvast ja liiklust on tänavail palju, avatud on rannad ja promenaadid, valla on nii baarid kui ka kohvikud, inimesi kohtab palju turgudel või niisama tänavail head aega veetmas. Mina kui kultuuritegelane julgen siin öelda, et Iisraelis on kultuur see, mis hoiab seda rahvast nendes linnades, Jeruusalemmas, Haifas, Tel Avivis hoiab üleval. Sellepärast, et kui ei saa teha ühtepidi, siis saab teha teistmoodi. See on muide juudi komme. Et kui üks asi ei õnnestu, hakkame teistmoodi tegema.